Tere hommikust ka minu poolt. Mul on siis meeldiv kogemus teile rääkida Riigikohtu lahenditest ja kuidas jaguneb Riigikohtu arvates korteriomaniku ja korteriühistu vastutus põhiliselt kahju põhjustamiste puhul. Ütlen ausalt, ka minu jaoks oli see seminari ettevalmistamine paras väljakutse, sellepärast et tavapäraselt ma tegelen kindlustusvaidluste lahendamisega ja veel lisaks ka mõistan ka õigust tarbijakaitses. Aga igal juhul väljakutse on vägev ja ma loodan, et teil saab olema sellest Riigikohtu lahenditega tutvumisest natuke kasu. Slaidid ma koostasin sellised, ei ole nagu tavapärased slaidid, et kus on 2 rida peal, vaid enam-vähem niimoodi, et mida saab kasutada ka õppematerjalina hiljem. Aga mis seal ikka, hakkame siis minema, nagu Aliis ütles, et kui on küsimusi, siis palun kirjutage, sellepärast et meid on tõeliselt palju siin praegu kuulamas ja kui me hakkame suuliselt küsima, siis võib-olla me ei jõua oma materjalidega lihtsalt läbi. Ja kui pärast vastab, kui räägib pärast Erko edasi juba avalduste esitamisest ja muust praktikast, et jään mina ka talle siin abiks, kui vaja on vastama, et kui tekib mingisugused juriidilisi küsimusi, siis proovin vastata ka nii palju, kui ise asjast tean. Aga hea küll, lähme siis hakkame meiekselt minema. Kõigepealt välja väike meeldetuletus, et mis asi on eriomand. Ma veel enne seda ütlen ka, et osad Riigikohtu lahendid, mida ma teile praegu näitan, on tehtud eelmise seaduse redaktsiooni kehtivuse ajal, et praegu see kõrts, nõnda nimetatud, see on siis korteriühistu ja korteriomandi seadus või korteriomandi ja korteriühistu seadus täpsemalt, eks. Ja see jõustus 1. jaanuaril 2018. Enne seda kehtisid korteriühistu seadus eraldi ja korteriomandi seadus. Ja Riigikohus on ka varasemalt teinud siis nende seaduste põhjal lahendeid, aga samas ta on ära sidunud ka jälle varasemad lahendid praeguse kehtiva seadusega. Nii et nagu kõiki asju saab tegelikult, kui vist öelnud on, saab kasutada. Nii, aga kõigepealt, mis puudutavad siis eriomandit, et eriomand on ruumiliselt piiratud eluruum või ka mitte eluruum ja selle juurde kuuluvad hoone osad ja mida on võimalik eraldi kasutada ja mida saab muuta, kõrvaldada või lisada muud kaasomandit või teiste korteriomanike õigusi kahjustamata ja lisaks ka hoone välist kuju muutmata. Ja samuti võib eriomandi eseme hulka kuuluda ka garaaž, näiteks garaaži osa. Ja nii, kus ta mul nüüd läks? Ja eriomandi esemeks ei ole samas hoone ja selle osad, mis on vajalikud terve hoone püsimiseks või ohutuse tagamiseks või korteriomanike ühiseks kasutamiseks. Et isegi siis, kui need seadmed või osad on eriomandi piires või läbivad eriomandit. Ja mis veel on ja kuidas korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes ja samuti ka suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ning arvestama üksteise õigustatud huve. Vot siit tulevadki just põhimõtteliselt sellest lausest, mis on siis korteriomandi ja korteriühistu seaduse paragrahvist 12 lõige 2, tulevadki enamus vastutuse aluseid, et kuidas vastutus jaguneb. Nii, kaasomandis olevad asjad vastavad siis järgmistele kriteeriumitele. Et nad peavad olema vajalikud ühiseks kasutamiseks, on üks tervik, neid ei saa jaotada osadeks ja samas nende asukoht ei ole oluline. Ja
kuidas siis piiritleda, mis on kaasomand ja mis on eriomand? Et kaasomand on eelkõige kortermaja katusaknad, välisuksed, trepikojad, koridorid, rõdud, loetsad, terrassid, korruste vahelaed, liftisahtid, liftid, vundament, seinad, mille eemaldamine kahjustaks kaasomandit või teiste korteriomanike õigusi. Ja sellised seinad on siis eelkõige ehitise põhikonstruktsioonide hulka kuuluvad välispiirded ja kandvad seinad korteri sees. Samuti eriomandi eset teistest eriomandi esemetest ja kaasomandi esemest lahutavad piirdeseinad ehk siis korterite vahelised seinad on kindlasti juba kaasomandi osa. Ja eriomand on omakorda elektrijuhtmed, mis teenindavad ainult ühte korterit, samuti veetorud, mis on vajalikud ainult ühe korteri piires vee laiali viimiseks, äravoolutorud ehk kanalisatsioonitorud või äravoolutorud, mis on vajalikud ühe korteri reovee ärajuhtimiseks üldkanalisatsiooni, siis eriomandi piires asuvad kerged vaheseinad, mis sellistele omadustele ei vasta, mida saab muuta ja eemaldada hoonet tervikuna kahjustamata ja teisi korteri omanikke mõjutamata. See on nüüd viimane Riigikohtu seisukoht, et siiamaani, et Riigikohus oli öelnud kogu aeg, et ka korteri siseseinad on kaasomandi osa, aga nüüd nad 9. mai lahendiga tõid jällegi selgust natukene rohkem majja. Ja mis on salata, osad asjad on ikkagi ebaselged, on korstnad, korteri uksed, küttesüsteemid, minu arvates ka tegelikult aknad, maja aknad, et justkui ju, nüüd ma ise utreerin, eks ole, et otseselt ju ei saa takistada, kui fassaadi kuju ei muutu ja vahetada aknaid, näiteks plastikaknad puitakende vastu. Ja kui see kuju jääb samaks, siis minu arvates selleks ei peaks olema vajalik teiste korteriomanike nõusolek. Aga kui muutub muidugi fassaadi välisnähe, näiteks, et tahan valgete akende asemel sinist akent panna, see on juba teine asi, eks ole. Nii. Ja samuti võib olla kaasomandi osa antud korteri omaniku erikasutusse, et seda ütleb ka kõrts paragrahv 14 lõige 1. Et selleks on siis korteri piires asuvad terrassid, rõdud, samuti ka keldrid ja parkimiskohad. Nii. Ja korteri omanikul on õigus kasutada oma eriomandi eset oma äranägemise järgi. Aga niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadustega või kolmanda isiku õigustatud huviga. Ja tuleb kasutada oma korteri omandit või kasutada ka kaasomandit eset selle otstarbe kohaselt. Ja samas korteri omanik võib nõuda ka teistelt korteri omanikelt, et kaasomandi eset kasutatakse seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Ja kui ei ole see otseselt reguleeritud, et kuidas seda kasutada, et siis tuleb lähtuda teiste korterite omanike huvidest. Ja sellised õigused on siis ka korteri omanikul, omandit kasutaval isikul, näiteks üürnikul ja korteriühistu võib nõuda, et seda korteri omandi kaasomandi eset kasutatakse seaduse ning korteri kokkuleppe kohaselt ja põhikirja kohaselt. Et see on ka korteriühistu õigus. Üks küsimus tuli selle kohta. Jaa, palun. Et eriomandi ei kahjusta teisi, kui vaheseinad ära võtta, tekib kajaefekt ning müra kahjustab naabreid. Siin nüüd ongi, see on nüüd hea küsimus, et
praegu on jah, vaata arvamus on, et seda sa võid nagu muuta, kui need ei ole kandvad seinad, aga kui see nüüd kahjustab teiste huvisid ikkagi, et siin tekibki see, et sa ikkagi pead lähtuma teiste korteri omanike või arvestama teiste korteri omanikega, et sa pead lähtuma hea usu põhimõttest ja suhtlema nendega. Et kui see kahjustab, no mõistlik oleks igal juhul ju küsida sellest ka teiste korteri omanike või vähemalt nendele, kes seal lähedal on, eks ju. Nende või nõusolekut või teavitama, aga ma kardan seda, et otseselt nagu sanktsioneerida, et seda ei saa. Et kui nüüd ära võtta just selle viimase Riigikohtu lahendi valguses, millele me sinna päeva lõpuks jõuame. Siis teine küsimus, kas fonoluku korteris olev telefon, kas on eraomand või eriomand? Kes vastutab, kui ühistu on paigaldanud? See on siiski, ta on mõeldud fonoluku tähendab, et sa saad vajutada, see on siis see, mis vajutad nuppu ja uks läheb lahti, eks ole. Ta on mõeldud ikkagi ju selle sama konkreetse korteri omandi jaoks, et ma kipun arvama, et see on ikkagi eriomandi osa. Mis sest, et see on ühistu paigaldatud. Siis siin on veel küsimusi, et Riigikohtu lahendites on ka märgitud, et kaasomandis olevate süsteemide paiknemisel kaasomandi ehituskonstruktsioonides, siis on see kaasomanike vastutusala. Kuidas siis suhtuda elektrikaablitesse, mis algavad trepikojas elektrijaotuskilbist, kuid asuvad pikalt kaasomandis olevas trepikoja seinas ja alles siis suunduvad eriomandi piiridesse? Kuidas siis sel juhul korteriomaniku vastutus piirneb? No me jõuame küll varsti nende elektrikaablitele ka nagunii, aga praegu on, tähendab, Riigikohus on öelnud seda, et kuni korteri seest, eks ole, kuni elektrikilbini, need on eriomandi osad. Ja pärast elektrikilpi, mis lähevad juba väljapoole, eks, see on kaasomandi osa. Aga see nüüd varsti jõuame nende Riigikohtu lahenditeni, kus nad seda öelnud on. Aga see, et kus ta nüüd see seina sees, nojah, samas on nad öelnud seda, et vahet ei ole, et kas kui need on vajalikud ainult ühe eriomandi jaoks, et sõltumata nad võivad läbida ka teist eriomandit, rääkimata kaasomandist, siis need loetakse ikkagi eriomandi osaks. Meil on siin tulnud ettepanek, et palun kuulame lektori ära ja kui aega jääb, siis vastame küsimustele. Okei. Hästi, aga no, teeme niimoodi. Nii, korteriomaniku kohustused siis. Korteriomanik on kohustatud hoidma oma korterit korras ja kaasomandi eset kasutades hoidma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikena ületab omandi tavakasutuses tekivad mõjud. Siis samas on kohustus taluda mõjusid, mis jäävad antud piiridesse ja võimaldama oma eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Ja siin on nüüd lause veel, et selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada. No siin on nüüd selles, et kui on vaja vahetada mingisuguseid, no ütleme, püstikuid, veetorusid, mida iganes, et korteri omanik on kohustatud seda laskma teha. Ja siin on ka veel, pärast hiljem võib-olla räägin sellest lahendist, palju meil aega jääb, aga seda, et see kahju tuleb omanikule hüvitada. No Riigikohus on leidnud ühest lahendist seda, et sellist, et kui vahetatakse näiteks torud, eks ole, mis on kinni ehitatud, et siis selle tagasi kinni ehitamiseks neid kulusid ühistu kandma ei pea. No, et peab olema nagu ligipääs tagatud ja kui need on kinni ehitatud, jah, mulle jäi siukene mulje sellest lahendist, et kui vahetamiseks on vaja seda lammutada, et jah, siis peaks nagu justkui ühistu seda finantseerima, aga seda, et ta nüüd tagasi peaks kinni ehitama, no mis on väga paljudes ja see ongi tavapraktika, need ongi kinni ehitatud, eks. Võt seda ühistu kompenseerima ei pea.
nii korteriomaniku perekonnaliikmed ja kõik suvalised ajutised elanikud, kes tema korteris elavad, peavad järgima samu nõudeid. Ja lisaks on veel korteriomanikul kohustus korraldada oma korteri valitsemine ka siis, kui ta ise viibib eemal, no ei ela selles korteris või on, ütleme, pikal välisreisil või mida iganes. Et kui kõik need asjad on ikkagi tema kohustused. Nii, nüüd mõningad korteri, jõuamegi lahenditeni, korteri ühistu õigused ja kohustused. Korteri ühistul on õigus oma enda liikmete õiguste kaitseks pöörduda kohtusse enda nimel. No siin selles lahendis, mis on esimesena toodud, oli siis, et vaidlus käis kahe korterimaja katuse remondi kvaliteeti üle ja koostöö vaidlustas muu hulgas korteriühistu õiguse menetluses osaleda, kuna katuse remondi eest maksid korteriomanikud ja Riigikohus ütles, et korteriühistul on see õigus täiesti olemas. Ja järgmine lahend on, et korteriühistu võib korteri omanike esindaja sõlmida lepinguid enda nimel. No siin oli küsimus ühes Ida-Virumaa soojusmüügi kaasuses, et nii, aga nendel ma pikemalt ei peatuks. Ja järgmine lahend on, et korteriühistu, kus Riigikohus leidis, et üheks seadusest tulenevaks ülesandeks korteriku ühise omandi hooldamine ja sealhulgas ka elamu tehnosüsteemide korrashoid. Ja siin oli, lahend oli siis, juhtum oli selline, et survestamisel 2 korral purunes küttesüsteemi kinni keevitatud toru ning tekkis veekahju alumisele korterile. Ja selles lahendis, et Riigikohus jättis õhku küsimuse, et kui alumise korteri omanikud ei olnud kindlad, et ülemise korteri veesüsteem on pärast esimest survestamisest korda tehtud, et siis nad poleks tohtinud lubada selle korteriühistul seda veevärki uuesti survestada, mitte anda nõusolekut selleks. Et siin võis tekkida nagu nüüd olla veel lausa selle kannatanud korteri omaniku nagu oma osa oli, see Riigikohus viitas sellele. Ja ühtlasi kahju tekitamise eest võib vastutada korteriühistu ja korteriühistu vastust see välistab ka omi kohustuse rikkunud korteriomanike vastutust teise omaniku vara kahjustamise eest. Ja sellisel juhul on see vastutus solidaarne. Nii, aga nüüd on siis järgmine lahend. Ja see oli ühe valla sotsiaalkorteris lekkis 3 korral kanalisatsioonitoru ja kahjustada sai kogu aeg ja jätkuvalt alumine korter. Ja kindlustusandja hüvitas kodukindlustuse alt korteri omanikule tehtud kahju 3 korral ja esitas siis valla kui korteri omaniku vastu tagasinõude. Ja siis vald vaidles vastu, et omanik saab vastutada üürniku põhjustatud kahju eest ja leidis, et kanalisatsioonitoru oli kaasomandi osa ja majal oli lisaks haldur, kes pidi kaasomandit korras hoidma. Ja siin nüüd Riigikohus tõi esimest korda välja selle tsiviilseadustiku ülduse seaduse paragrahv 132 ja seda tuleb seal korduvalt veel, et on nii 1 kui 2, et lõige 1 ütleb siis seda, et sa vastutad teise isiku eest, kes tegeleb põhimõtteliselt sinu majandustegevuses, teeb asju ja samuti siis lõikes 2, et isik vastutab teise isiku käitumise või temast tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut oma kohustuste täitmisel. Ja selle isiku käitumine või temast tulenevad asjaolud on seotud selle kohustuse täitmisega. Et need asjad, et jooksevad nüüd jätkuvalt nendest lahenditest kogu aeg läbi.
Ja siin oli nüüd vaidlust ei olnud kahel korral selles, et see korteri üürnik õigemini, sest seal sotsiaalkorteris elas, et vastutab sellepärast, et ta jättis oma nõud pesemata ja see läks kraanikausi äravool läks umbe ja millest tekkisid ülekujutused, aga ükskord oli siis kahju juhtus niimoodi, et oligi nagu arusaamatu, millest see tekkis. Ja aga siin leidis ikkagi Riigikohus, et ikkagi vastutab see korteri omanik selle alumisele korterile tekitatud kahju eest ja ühtlasi rahuldas kindlustusandja nõude, et korteri omand ühine kohustus on tagada et elamu tehnosüsteemid oleksid korras ja omanikud on kohustatud kontrollima tehnosüsteemide korrasolekut ning rakendama puuduste ilmnemisel vajalike abinõusid ohu või puuduste kõrvaldamise. See on nagu selle asja point. Ja nüüd tõi esimest korda ka Riigikohus välja siis see tõendamiskoormise, et kui on selge, et kahju on lähtunud korteri omanikule teise korteri omandi reaalosast, ja siis pöördub tõendamiskoormis, et tõenäoliselt ei ole sellel kannatanul võimalik kahju täpset põhjust kindlaks teha ja piisab sellest, et kahjustatud korteri omandi eseme omanik tõendab, et kahjustav asjaolu lähtus teise korteri reaalosast, siis tuleb eeldada, et viimase korteri omanik rikkus oma korrashoiuku kohustust. Ja sellest vastutusest vabanemiseks peab kahju või viimati nimetatud või kahju põhjustanud korteri omandi omanik tõendama, et kahjustav asjaolu tulenes kaasomandist, näiteks ühisest veetorustikust, ja ta ei ole oma kohustuse rikkunud või tema rikkumine on vabandatav, aga see vabandatavus on ka niimoodi, et see on üldiselt on väga keeruline seda tõendada, sest seal peab olema juba on öeldud, et seal on force majeure, eks ole, no aga millest nüüd force majeure'i on nagu väga keeruline nagu tavaolukorras tõendada. Nii. Ma vist ikka praegu lähen edasi, siis ma ei hakka või küsimusi on tulnud siin, aga või kuidas oli? Lähme vist edasi, jah, me muidu jääme toppama, siin on päris palju tulnud neid, siis lõpus võtame järjest, mis. Ja korteriühistu või maja valitseja tegevusetus seadus tehnilise korraliku kontrollimisel või paranduste korraldamata jätmine ja samuti selleks vajalike otsust tegema jätmine ja samuti ka raha kogumata jätmine võib olla omakorda nende solidaarse vastutuse aluseks. Nii, nüüd jõuamegi siis elektrisüsteemideni. Nii, siin on nüüd juhtum oli iseenesest selline, et tulekahju sai alguse kostja või kelle vastu nõue esitatis korteri seina sees asuvast elektrikilbist põhjustas kahju teisele korterile. Ja nüüd Riigikohus lahkas esimest korda seda, et kus need juhtmed ja mis asi siis on eriomandi osa ja missugune kaasomandi osa. Nii. Ja ta jõudis kõigepealt selleni, et elektrikilp ja selles paiknev arvest ei ole olemuslikult elektrisüsteemist eraldi kasutatav. Ja seega on ka elamu elektrisüsteemist lahutamatud seadmed, näiteks elektrikilbid üldjuhul kaasomandiks, mida korteriomanikud valdavad ja kasutavad ühiselt ja ühiselt vastutavad ka nende korrashoiu eest. Ja muuhulgas tuleb arvestada ka seda, et kes on elektrilepingu sõlminud, et kui see on sõlmitud korteri omanikega eraldi või ühiselt, et kui on ühiselt ühistu kaudu, et siis on ta kindlasti kaasomandi osa ja
kui on eriomandi osa, et on erinevad liitumispunktid, et siis võib ta olla ka eriomandi osa. Nii. Ja järgmine on jällegi tulekahju juhtum, mis kahjustas 2 korterit ning sai alguse, seal oli 2 varianti, kas kostja siis külmutuskapi rikkest või siis elektrisüsteemist. Ja kindlustusandja esitas tagasinõude nii korteri omaniku kui korteriühistu vastu tagasinõude. Ja ma tulen veel korraks nagu alguse juurde tagasi, tähendab, et kõik korteri omanike nõuded, eks. Et siin on nüüd selles, et korteri omanike asemele võib asuda kindlustusandja, kes on kodukindlustuse alt kahju hüvitanud ja temale on siis vastavalt võlaõigusseaduse paragrahv 492 selle korteri omaniku nõue, kas siis teise korteri omaniku või korteriühistu vastu üle läinud. Et ma räägin nagu korteri omanikust, aga see võib olla ka samas võib olla ka kodukindlustuse kindlustusandja, kes neid nõudeid esitab. Ja nüüd tõigi siis Riigikohus välja selle, et juhtmed, mis paiknevad pärast voolumõõtjat ja peakaitset, tuleb lugeda, et nad on korteri reaalosas. Et kuni siis peakaitsmeni ja voolumõõtjani tulevad juhtmed on kaasomandi osa ja pärast seda juba, mis on korteris sisse, on eriomandi osa. Nii. Ja järgmises lahendis Riigikohus leidis, et eeltoodu kehtib ka muude kommunikatsioonide tehnosüsteemidega korraleks. Et seega saavad ka veetorud, mis on vajalikud ainult ühe korteri piires vee laiali viimiseks ning mis on eemaldatavad ilma, et teisi korteri omanikke see puudutaks ja nende õigusi kahjustataks, kuuluvad korteri reaalosa juurde. Ja siin on nüüd huvitav seisukoht on Riigikohtul natukene, et see järeldus ei mõjuta ka seda, et kas need kõnealused torud läbivad teiste korteriomanike kaasomandi osa või teise korteriomaniku eriomandit ka. No siin on nüüd muidugi, minu arvates on natukene see, kindlasti Riigikohus on niimoodi öelnud, aga kui nüüd läbibki teist eriomandit ja ma ei kujuta ette, kui näiteks naabrite vahel on nagu mingisugune tüli näiteks, et sa pead kontrollima oma eriomandi osa ja vastutama selle korrasoleku eest. Kui siin nüüd naaber, kelle korterist torud läbi ei jookse, sind oma korterisse ei lase ja kui nüüd pärast tekib kahju, siis minu arvates on päris küsitav, et kes selle kahju eest vastutab päeva lõpuks. Et sa ei saa ju mitte midagi teha, kui sind seda oma eriomandit kontrollima ei lasta. Aga Riigikohus on niimoodi öelnud. Nii. Ja Riigikohus tõi samas lahendis välja ka ikkagi jätkuvalt selle hea usu põhimõtte, mida korteri omanikud peavad omavahelises suhtluses arvestama. Ja samas ka, et korteriomanikul on õigus nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutatakse vastavalt korteriomanike kokkulepetele, seadusele ja korteriühistu põhikirjale. Ja korteriomaniku kohustus on hoida eriomandit korras ja hoiduda ka kaasomandi eset kasutades tegevusest, mis tooks teistele kahju. Nii, aga siit läheks siis järgmise punkti juurde. Nii, võt see on nüüd jälle huvitav lahend, et siin nüüd tuuakse jällegi mängu nagu
hoopis nagu teistmoodi. Et purunes vihmaveetorustik ja selle tagajärjel tekkis ühele korteri omandile ja ka juriidilisest isikust korteri omaniku vallasvarale kahju. Ja kannatanu esitas nõude korteriühistule ja tegemist oli ka korduva kahjuga, et see oli nagu teist korda see vihmaveetorustik purunes. Ja kus avaldaja arvates oleks korteriühistu pidanud vihmaveetorustiku korras hoidma, no korteriühistu vaidles vastu, kuna oli sõlminud elamu hooldamiseks ja haldamiseks lepingu haldusfirmaga. Ja lisaks puhastati katust, et ei tekiks ummistusi ja lisaks veel, et see torustik läbis ka avaldaja eriomandit ja ka temal oli kohustus teavitada korteriühistust sellest toru amortiseerimisest ja lekkimisest. Ja et avaldaja peaks ise ka samamoodi vastutama teiste korteriomanikega. Ja esimene ja teine kohtuaste jätsidki avalduse rahuldamata. Aga Riigikohus otsustas jällegi teistmoodi, et korteriühistul oli kohustus tagada eseme korrashoid ja praegusel juhul piisas sellel kannatada saanud korteri omanikul tõendamisest, et purunes kaasomandi eseme osaks olev vihmaveetorustik. Ja korteriühistu kohustuseks oli vihmaveetorustiku seisundi jälgimine ja selle korrashoiu tagamine. Ja mistõttu andis vihmaveetorustiku purunemine alust eeldada, et korteriühistu ei täitnud eelmainitud kohustusi nõuete kohaselt. Ja vastutusest vabanemiseks jälle oleks pidanud siis korteriühistu tõendama seda, et tegi kõik mõistlikult vajalikku, et kaasomandi eset korras hoida ja kahju tekkimist vältida. Ja et ta kontrollis seda torustikku piisavalt või regulaarselt ja hoolikalt. Ja nüüd tõigi Riigikohus jällegi sisse selle, et isegi, et kui korteriühistu kasutab kas haldusfirmat või näiteks palkab kellegi mingisugust korrashoidu tagama, et ikkagi jääb korteriühistule see kontrollija ülesanne, et kuna niimoodi ja see siis tuleneb sellest SÜS paragrahv 132 lõige 1, et kohaselt vastutab isik ehk siis korteriühistu teise isiku käitumise temast tulenevate asjaolude eest või eest nagu oma käitumise eest. Ja see muidugi ei välista seda, et korteriühistul on omakorda nõue nüüd pärast seda kahju hüvitamist juba konkreetselt selle kahju tekitaja ehk siis selle haldusfirma vastu. Nii. Ja siin ongi, et selle SÜS 132 lõige 1 ja 2 kohaldamisel ei ole tähtsus, kas et korteriühistu kontrollis piisavalt, et sellele kolmandale isikule nende vahelise lepinguga pandud kohustuse täitmist, et nende sätete järgi omistatakse korteriühistule kolmanda isiku faktiline käitumine, hinnatakse seejärel, kas korteriühistu sellist omandatud tegevus või tegevusetus kujub endale kostja kohustuste rikkumist. Ja siin oli veel lahendis, oli veel siis selles, et jooksis läbi ka see, et kuna see kannatanu oli ise korteriühistu liige, ja siis tema pidi tagama ka samamoodi selle vihmaveetorustiku korrashoiu, et see võib nagu kaasa tuua selle temale makstava hüvitise vähendamise selle tõttu. Nii.
nii, aga hästi, lähme edasi. Nüüd juba jõuame selliste lahenditeni, mis on nüüd viimasel ajal tehtud ja nüüd on juba Riigikohus on nagu väga või täpsustanud oluliselt nüüd vastutuse jagunemist. Nii, ja kõigepealt siis, mis toimus? Et toimus veekahju ja kindlustusandja esitas korteri omanikule tagasinõude sealt, kus veekahju lähtus. Ja kostja väitis, et korter seisis tühjana ja tema tarbevesi oli suletud ja veeavarii põhjustas siugturu liitmiku lahti tulemine. No, esimene aste rahuldas hagi, ringkonnakohus muutis otsuse ümber, jättis hagi rahuldamata, et hagi rahuldamiseks oleks hageja pidanud hagis esitama asjaolud ja tõendama, et kostja viibis kahju tekkimise päeval ja vähemalt eelmisel päeval oma korteris ja oli tualetti, see on nüüd ringkonna kohta huvitav väljende, päeval oma korteris ja oli tualettpotti kasutades kontaktis toruga selliselt, et see põhjustas küttetoru liitmiku katkemise. Ja hageja sellele ei tuginenud ja seetõttu ringkonnakohus jättis avalduse rahuldamata. Aga Riigikohus pani nüüd nõndanimetatud siugtoru kaasust, nagu ta on, pani siugtoru kaasusega paika korteri omaniku ja ühistu vastutuse raamid ja põhimõtted. Et tegelikult on tegemist kolmikvastutusele. Ja kahju kannatanud korteri omaniku ees võivad vastutada korteri omanik, kus kahju lähtus, siis nagu lepingu alusel. Jällegi korteri ühistu samuti lepingu alusel. Samuti võivad vastutada solidaarselt nii korteri ühistu kui ka korteri omanik, kus kahju lähtus. Ja samuti võib ka olla selleks korteri ühistu, võib ka olla majavalitseja. Ja samuti võib olla vastutavaks ka tegelik kahju põhjustaja või tekitaja. No näiteks ehitaja, teenuse osutaja, üürnik, no ilmselt ka tootja või ka, miks mitte ekspert. Ja siis esimene eeldus, et korteri omaniku vastu saaks nõude esitada, peab olema korteri omaniku kohustuse rikkumine. Ja selleks, et kahjustatud korteri omanik saaks esitada korteri omandi eri- või kaasomandiga seotud kahjuhüvitise nõude teise korteri omaniku vastu, peab ta tõendama, et see teine korteri omanik on rikkunud mõnda oma kohustust, mis seostub tema korteri omandi, eriomandi või ka kaasomandi esemega. No praegu lähtus selles case'is ju see kahju lähtus kaasomandi esemest, et siugtoru on kaasomandid, on üks küttesüsteemi osadest. Nii, ja järeldus sellest, korteri omaniku vastu saab nõude esitada, kui korteri omanik on enda kohustust rikkunud. Esmatähtis ei ole, kas on rikutud eriomandi eset või kaasomandi eset. Ja kolleegium leidis lisaks, et kuigi see korteri omandi ühistuseadus paragrahv 31 lõige 1 punkt 1 näeb ette korteriomaniku kohustuse hoida korras eelkõige oma eriomandi eset, on korteri omanikul kohustus aidata kaasa ka korteri kaasomandi eseme korrashoiule. Ja jällegi toodi välja see heausu põhimõte, mis tuleneb korteri omandi ja korteri ühistuseaduse paragrahvist 12 lõige 2. Et korteri omanikud peavad järgima heausu põhimõtet, arvestama üksteise õigustatud huve. Ja lisaks on veel ka asjaõigusseaduses seda, et kaasomandist olevat asja vallatakse kasutades kõigi kaasomanike huvides. Nii. Ja kolleegiumi arvates tähendas korteri omandiku kaasomandi osa alalhoiu kohustus, et eelkõige keeldu kaasomandi eset lõhkuda või rikkuda. Ja
see hõlmas ka muuhulgas kohustust jälgida seda, et eriomandi piires asuva kaasomandi eseme seisukorda ei muutuks selliselt, et see võib hakata kahju tekitama. Ja kui nüüd eriomandi omanik märkab, et kaasomandi ese hakkab lekkima kuskilt või võib hakata kahju tekitama, siis peab ta sellest tegelikult korteriühistut viivitamatult teavitama sellest ohust. No, siin on nüüd huvitav koht on selles, et tegelikult kui näiteks korteri omanikul on ka kohustus kõiki või jälgida neid kaasomandi eset läbivaid torusid ja kõike samamoodi. Aga kui nüüd kaugele sellega minna, et kui nüüd näiteks, et ütleme, et veetorud läbivad koridori, et kus trepikoda, kus tavaliselt korteri omanikud lähevad näiteks välisukseni, ja seal on toru, mis võib hakata lekkima, et kui kaugele nüüd sellega minna, et kas korteri omanik rikub oma kohustust, kui ta nüüd ei teavita korteriühistut sellest, et kui ta nägi, et toru võib hakata lekkima või mitte. Võt sellele ma kahjuks päris 100% vastust öelda ei oska. Et kas siis tekib see, ühistu vastutab kindlasti, eks ole, aga kas siis tekib ka selle korteri omanikul see solidaarvastutus, kuna ta jättis teavitamata korteriühistu sellest lekkest või mitte. Kunagi saame jälle Riigikohtu lahendis seda teada. Nii. Ja jällegi Riigikohus tõi välja, et korteri omanike vastutuse oma kohustuste rikkumise eest välistab korteriühistu võimalikku vastutust oma kohustuste rikkumise eest ja vastutada võib ka valitsejaks. Ja need võivad vastutada solidaarselt korteri omanikega ja viitas jällegi varasemale lahendit. Ja korteri omanike kaasamine osa eseme valitsemise kohustus tähendab eelkõige korteri omanike ühist ning korteriühistu kaudu täidetavat kohustust tagada korteri omandite kaasomandi osa eseme korrashoid, remont ja korteri omanditeks jagatud ehitise säilitamine ja hoidmine korteri omanike määratud seisukorras. Ja korteriühistu vastutab korteri omaniku suhtes oma korteri omandite kaasomandi osa eseme valitsemise kohustuse rikkumise korral. Ja siin on veel nüüd see säte korteri omandiühistu seadus paragrahv 34 lõige 3, et kohaldub juhtudel, kui korteriühistu ei ole oma kohustusi rikkunud, kuid kõik korteri omanikud vastutavad solidaarselt kannatanu tekitatud kahju eest. Ja see on nüüd sellisel juhul, kui kohaldub näiteks riskivastutuse paragrahvid. Ehk siis 1059 on siis maja omaniku vastutuseks, seal saavad vastutada nagu kõik korteri omanikud solidaarselt. See on nüüd kahju on tekkinud, peab olema või on tekkinud siis kolmandatele isikutele, mitte korteriühistu liikmetele, kes omavahelised suhted on reguleeritud lepinguga või ka korteriühistu ja korteri omanike vahelised suhted nagu ka on reguleeritud samamoodi lepinguga, aga see on nüüd kolmas isik, kes saab kannatada riskivastutuse alusel. Selleks võib olla näiteks, tooks välja näiteks, et maja katuselt kukkunud jääpurikas, lumi, mida iganes, mis võib kahjustada seda isikut ennast või tema vara. Nii. Aga kolleegium nüüd asus ka esmakordselt sellele seisukohale, et kui korteri omanikul on tekkinud kahju korteri omandite kaasomandi esemest ja ükski korteri omanik ega ka korteriühistu ei ole oma kohustusi rikkunud,
saab ikkagi see kannatada saanud korteri omanik nõuda kahju hüvitamist korteriühistult. Ja isik, kelle korteri omandi eriomandi esemele ning tema ainukasutusse antud korteri kaasomandi esemele on tekkinud kahjud tulenevalt korteri omanike kaasomandi esemest, mis ei ole tingitud mõne üksiku korteri omandiga ühistu kohustuse rikkumisest, ja saab nõuda seda kahju hüvitamist korteriühistu kaudu siis nende paragrahvide alusel, mis seal toodud on. Ja nüüd tõi ka Riigikohus välja, et selles, et mis ulatuses seda kahju nõuda saab. Et see on siis, et hüvitada tuleb sellele korteri omanikele, et tema korteri omandi või siis ka tema ainukasutusele kaasomandi eseme senise seisundi taastamiseks mõistlikud ja vajalikud kulutused. Et ehitise osade parandamine, asendamine, siseviimistus. Ja muud kahju, näiteks tema kannatada saanud vallasasjadele tekkinud kahju saab nõuda ainult siis, kui kas mõni teine korteri omanik või korteriühistu on oma kohustusi rikkunud. Vastasel juhul, kui kumbki nii korteri omanikud kui ka korteriühistu midagi rikkunud ei ole, saad nõuda tegelikult ainult seda taastamiskulusid. Niimoodi, ja Riigikohus jällegi rõhutas ka seda, et kui nüüd kannatanu tõendab ära, et kahjustav asjaolu, näiteks ütleme veeleke, lähtus teise korteriomandi eriosa piirest, et tuleb jällegi heausu põhimõttest lähtuvalt eeldada seda, et see teine korteri omanik, kelle korterist see veeleke lähtus, rikkus oma kohustust. Ja vastutusest vabanemiseks peab jällegi see korteri omanik, kust veeleke lähtus, tõendama, et see veeleke lähtus tegelikult kaasomandi esemest. Näiteks ka veetorustikus, ja tema ei ole oma kohustus rikkunud või tema rikkumine on vabandatav. Nii. Ja seega kannatanu ei pea tõendama kohustuse rikkumist, vaid kahju lähtekohta. Siis teine korteri omanik, kelle eriomandi piirest kahjulik mõjutus lähtus, peab tõendama, et ta ei ole rikkunud. Ja nüüd natukene ka menetlusliku poole pealt, et otstarbekas on kaasata Riigikohtu arvates korteri omanike vahelise kahju hüvitamise nõude lahendamise menetlusse üksnes need korteri omanikud, kelle õigusi asja lahendamine otseselt puudutab. Nii, ma vahepeal siin kogemata vabandatav, siin ongi selle vabandatav, millal rikkumine on vabandatav, et selle kohta ongi nagu Riigikohus öelnud, et see on force majeure, et see on praktiliselt väga keeruline on nagu jõuda selleni, et see rikkumine on vabandatav. Ja kui näiteks üks korteri omanik esitab teise korteri omaniku vastu nõude eriomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks, on puudutatud korteri omanikeks eelduslikult ainult vaidlevad korteri omanikud. Ja siin natukene põikan veel kõrvale, et jah, et nagu ütlesin, et see kõrts jõustus 1. jaanuaril 2018, siis samuti jõustus ka 1. jaanuaril 2018 tsiviilmenetlusseaduse säte, kui ma ei eksi, siis on 613, mis ütleb seda, et korteriühistu ja korteri omanike omavahelised vaidlused ja korteriühistu ja korteri omanike omavahelised vaidlused. Ja samas ka need vaidlused, et kus kindlustusandja on asunud selle ühe korteri omaniku koha peale,
et lahendatakse hagita menetluses. Et siin ongi see, et kes on nagu, et ei ole hage ja kostja nagu tavalises hagi menetluses, vaid siin on siis poolteks on avaldaja ja puudutatud isikud. Et puudutatud isikuteks võivad olla nii kahju põhjustaja, korteriühistu, kõik on puudutatud isikud. Ja siin on ka Riigikohus öelnud seda, et kui korteri omaniku nõudena omandanud õigusjärglane, näiteks kindlustusandja võlaõigusseadusest tulenevalt, ei tule seda korteri omanikku enam, kelle õigused kindlustusandja omandas, menetlusse kaasata ja juba osaleb menetluses kindlustusandja. Ja kui nüüd kahjuhüvitise nõue põhineb kõrts paragrahv 12 lõige 2 või asjaõigus 72 lõige 5 teisel lausel, tuleb puudutatud isikuna kaasatuse menetlusse ka korteriühistu. Nii, ja mis sellest lahendist järeldada? Et kõigepealt, et kui korteri omanikule tuleb kahju kaasomandist, siis igal juhul vastutab korteriühistu. Kuid rikkumise korral vastutab kindlasti ka teine korteri omanik või kolmas isik või valitseja, eks ole. No korteri omanik siis, kui see kahju väljus juba tema korterist, eks ole, tulenes tema korterist. Ja kui korteri omanikule tuleb kahju eriomandi esemest, siis võib vastutada teine korteri omanik või ka korteriühistu, kuid sõltub juba, missugune rikkumine on. Ja hüvitamisele kuuluv kahju on ka korteriühistu puhul erinev. Et kui on rikkumine, esineb rikkumine, siis tuleb hüvitada nii korteri kordategemise kulu kui ka vallasasjadele tekitatud kahju. Ja kui on siis absoluutvastutus, et kui mingisugust rikkumist pole olnud, et siis on hüvitatavaks kahjuks üksnes selle eriomandi taastamine. Nii. Siin on nüüd järgmine juhtum, on kindlustusandja tagasinõue korteri omaniku vastu, kelle korterist lähtus veeleke, mille tingis automaatsete õhutusklappide rike kütte sisse lülitamisel. Ja kostja vaidles vastu hagile, et tema teada oli torude seisund hea, et automaatõhuti paigutati vähem kui 2 aastat tagasi, et esimene ja teine aste rahuldasid nõude, et nende põhjendus oli siis selles, et korteri omanik ei hoidnud kaasomandi eset korras. Ja aga kolleegium leidis, et korteriühistu kohustus on hoida kaasomandis olev küttesüsteem sellises korras, et sellest ei teki lekkeid. Ning juhul, kui küttesüsteem vajab selle sisselülitamisel muude tööde tegemisel korteriomanike erilist tähelepanu, peab korteriühistu sellisest vajadusest korteri omanikule piisavalt vara teada andma. Et siin ongi just mängib rolli see eriline tähelepanu. Ja olukorras, kus ükski korteri omanik ega korteriühistu ei ole kohustust rikkunud ja ikkagi võib see kahjustada saanud korteri omanik nõuda kahju hüvitamist järjekordselt korteriühistu kaudu. Aga siin oli veel case oli selles, et korteriühistu oli kaasatud puudutatud isikuna, aga nõuet tema vastu ei esitatud, ja siis Riigikohus ütles, et hüvitis saab välja mõista üksnes sellelt menetlusosaliselt, kellelt seda ka tegelikult nõutud on. Ja siit sellest lahendist siis järeldused, et korteri omaniku poolne kaasomandi osa alalhoiu kohustus piirdub siiski üksnes tavapärase jälgimisega enda korteris. Ja korteriühistu on enda kohustust rikkunud, kui korteri omanik ei teavitata erilisest jälgimise vajadusest. Ja kaasomandi esemest lähtuv ohu korral vastutab sisesuhtes korteriühistu alati. Ja
korteriühistul võib olla omakorda tagasinõude õigus juba korteri omanike vastu nende sisesuhtes, kui mõni korteri omanik on ka kaasvastutav, aga selleks peab olema ainult jällegi korteri omaniku poolne kohustuste rikkumine. Nii. Nüüd järgmine, meil on aega veel on, tore. Ja järgmine kindlustusandja tagasinõue kaasomandis oleva veetoru purunemise tõttu toimus veeavarii. Ja toru paiknes kostja või ütleme puudutatud isiku, siis tegelikult eriomandi piires. Puudutatud isik korteri omanik rikkus kaasomandi korrashoiu kohustust. Vabandus pole, et veetoru oli kipsplaadiga kaetud šahtis. Ja kostja vaidles vastu, toru oli seina sees ja ta oli lisaks veel olnud see õnnetu, kelle korterisse kahju lähtus, oli olnud omandanud selle korteri alles enne kahju juhtumit 17 päeva tagasi. Niimoodi, aga Riigikohus siis leidis, et kuna kahjustav asjaolu lähtus selle korteri 17 päeva tagasi omandanud isiku korterist, tema eriomandi piirest, tuleb eeldada, et ta rikkus oma kohustust ja see rikkumine ei ole vabandatav. Ja vaieldi tegelikult ju selle üle, et kas see leke nüüd lähtus eriomandi osast või kaasomandi osast. Ja seega pidi see korteri omanik tõendama, et tema ei olnud oma kohustust rikkunud või rikkumine oli vabandatav. Ja kolleegium sellest eelmisest lahendist lähtuvalt leidis seda, et sellele korteri omanikule saaks ette heita üksnes kaasomandi eseme alalhoiu kohustuse rikkumist, mis selle eelmise lahendi järgi tähendab eelkõige keeldu kaasomandi eset lõhkuda või rikkuda. Samuti kohustust jälgida eriomandi eseme piires asuva kaasomandi eseme seisukorda ning viivitamata teavitada korteriühistut kaasomandi eseme kahjustamisest või kahjustamise ohust. Ehk ta pidi justkui, et selle suhtes, et saaks talle ette heita seda, et kui ta oleks teadlik olnud sellest toru lekkimisest, kaasomandi toru lekkimisest ja ta oleks jätnud selle korteriühistu sellest lekkest teavitamata. Ja kolleegium jäi oma varasema seisukoha juurde, et korteri omanikele eriomandi esemele ning tema ainukasutuses olevale kaasomandile esemele on tekitatud kahju ja mis tuleneb kaasomandi või jällegi vaja kaasomandi esemest. Ja kahju ei ole tingitud ei mõne üksiku korteri omaniku ega korteriühistu kohustuse rikkumisest, saab ikkagi nõuda selle oma korteri taastamist korteriühistult siis vastavate nende toodud paragrahvide alusel. Nii. Ja veel, et kolleegium pidi vajalikuks selgitada, et juhul kui esines mingi kahju põhjustanud mõjutus, mis lähtus kaasomandi esemest, saab korter alati esitada hüvitamise nõude ühistu vastu. Ja sellist liiki vastutuse tekkimisest piisab sellest, et kahjulik mõjutus lähtus kaasomandi esemest eriomandi esemele ning tema ainukasutusse antud kaasomandi esemele on tekkinud kahju. Et seal ei pea mitte midagi tõendama peale selle, et see kahju lähtus kaasomandi esemest. Ja tagasinõue on korteriühistul kahju korteri omaniku vastu, kes olid kaasvastutajad kannatanu eest.
ja ka see jälle, et ei välista omakorda seda, et ühistu nüüd vastutab, et kui nüüd vastutab ka kohustuse rikkumise eest mõni teine korteri omanik, et siis võib ka see kannatanu nõuda või esitada nõudega sealt kahju oma kohustuse rikkinud korteri omaniku vastu. Ja sellisel juhul esineb jällegi Riigikohtu hinnangul siis solidaarvastutus nii selle rikkuja kui ka korteri ühistul poolt. Nii, ja mis sellest lahendist järeldada saab, on see, et kõigepealt tuleb teha kindlaks, mis asi või asjaolu ja kas korteri omanik, korteriühistu, kolmas ising ning ja mis põhjus, mis ja millal millal see kahju tekkis. Kui kahju põhjus on tõendatud, siis järgmisena peaks tuvastama selle, et kas rikuti mingisugust kohustust ja kui rikuti, siis millist kohustust. Ja kindlasti selgitada välja, et kas see kahju lähtus kaasomandi esemest või siis eriomandi esemest. Nii, kui teise korteri omaniku poolt kohustuse rikkumist ei ole, siis korteri omanik ei vastuta. Ja korteri ühistu vastutab alati siis, kui kahju lähtus kaasomandi osast. Nii. Aha, nüüd on siis järgmine lahend on selline, et kaasomanik ei tohi rikkuda teiste kaasomanike õigusi ja see oli nüüd asjaolud olid sellised, et alumine korter ei elanud ise, korteri omanik ei elanud sees ja ühtlasi ta ei kütnud seda korterit. Et tal oli nagu sellest korterist jah, et hoidis oma kulusid kokku ja kõik nii edasi. Aga siis tänu sellele ülemine korter, et kõigepealt oli tal põrandkülm, siis oli tal põhimõtteliselt tekkisid igasugused oluliselt suuremad küttekulud. Seetõttu, et alumist korterit ei köetud. Ja siis Riigikohus leidis seda, et kaasomaniku tegevus ei tohi rikkuda teiste kaasomaniku õigusi. Ja kaasomanik on kohustatud hoidma tema ainukasutusse antud ruume korras selliselt, et nende seisukorrast tulenev toime ei ületaks teistele kaasomanike tavakasutuses tekkivaid mõjusid, mis hõlmab ka ruumide korras hoidmust, samuti sisekliima hoidmist. Ja et nii eriomandi korras hoidmisel kui kaasomaniku ainukasutusse antud ruumides peab kaasomanik hoidma sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagaks kaasomandi säilimise ning teiste kaasomanike ainukasutuses olevate ruumide kasutuse vastavalt nende otstarbele ilma ülemääraste kulutusteta. Ja eluruumides peab olema tagatud Riigikohtu hinnangul inimesele ohutu ja tervislik elukeskkond, mis peab olema võimalik ööpäev läbi liibida. Nii et põhimõtteliselt nõue oligi kohustada seda alumise korteri omanikku korterit kütma hakata või kütte sisse lülitada ja päeva lõpuks riigi kohustada ka kohustus. Nii, aga siis on mul üks lahend veel, mis ongi nüüd see kõige, või mõned lahendid on veel muidugi pärast, aga jõuame üldiste järeldusteni. Ja nüüd oli
järgmine lahend, see on nüüd kõige värskem lahend, selle tegi meil Riigikohus alles 9. mail käesoleval aastal. Ja teemaks oli kõigepealt kindlustusandja tagasinõue. Ja tagasinõue valamu äravoolutoru muhvi kummitihende purunemise tekkinud kahju hüvitamise pärast. Ja Koesta vaidles vastu, et tema pole kohustust rikkunud, torustik asub kaasomandis oleva seina sees ja korteri omanikul puudub võimalus toru seisukorda seetõttu kontrollida. Ja et leket on võimalik tuvastada üksnes erivahenditega, et näiteks torukaameraga. Ja Riigikohus asus siis seisukohal, et korteri ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed, paigalised kommunikatsioonid on ehitise tehnosüsteemide osana korteri omanike kaasomandis. Ja korteri omandi eriomandi eseme hulka kuuluvad üksnes sellised tehnosüsteemi osad, mis teenivad vaid ühte korterit ning on eemaldatavad ilma kaasomandit või teiste korteriomanike õigusi kahjustamata. Ja viimane kehtib ka juhul, nagu nad varem on öelnud, et sellised tehnosüsteemi osad võivad korteri omanike läbida kaasomandi osa või ka teise korteri omaniku korteri omandi osa. Ja üldjuhul saab ühte korterit teenindavaks pidada sellist tehnosüsteemi osa, mille olemasolust ei sõltu ülejäänud tehnosüsteemi eesmärgipärane toimimine. No siin on juba nagu nad varasemas kohtupraktikas ütlesid, et näiteks elektrijuhtmed, mis on vajalikud üksnes ühe korteri omaniku elektri tarbimiseks, samuti ka veeturud, mis on vajalikud üksnes ühe korteri piires vee laiali vedamiseks. Ja nüüd siis öeldi täiendavalt, et ka sinna kuuluvad ka ühte korterit teenindavad teeninduse osad on ka äravoolutorud, mis on vajalikud üksnes ühe korteri reovee ärajuhtimiseks üldkanalisatsiooni. Ja nüüd Riigikohus selles lahendis täpsustaski, et mis asi on kaasomandi osa ja missugune on eriomandi osa. Ja et kaasomandi hulka kuuluvad eelkõige ehitise põhikonstruktsioonide hulka kuuluvad välispiirded ja ka kandvad seinad, samuti eriomandi esed teistes eriomandi esemetest ja kaasomandi esemetest lahutavad piirdseinad ehk korteri välisseinad on kindlasti kaasomandi osa. Ja ütles ka seda, et eriomandi piires asuvad kerged vaheseinad, mis sellistele omadustele ei vasta ja mida saab muuta või eemaldada hoonet tervikuna kahjustamata ja teisi korteriomanikke mõjutamata, kuuluvad eriomandi eseme koosseisu. Et see on jah, et kui nad varasemates lahendites olid öelnud, et kõik seinad on kaasomandi osa, siis selles nüüd neid asju täpsustasid, et kõik seinad siiski ei ole kaasomandi osa. Nii. Ja lisaks leidis Riigikohus nüüd, et korteri omanik ei pea olema varustatud sellise tehnikaga, millega oleks võimalik tuvastada seda torude seisundit seina sees. Ja et ka ei saa korteri omanikud mõistlikult eeldada regulaarset tehnika kutsumist, et tehnik tuleks ja vaataks, et mis seisundis need torud on. Ja et kuna see korteri omanik, kus see kahju lähtus, et ta ei saanud teada seda äravoolutoru halba seisukorda ja tal ei olnud objektiivselt võimalik korteriühistut teavitada sellest, et toru on halvas seisukorras, ei saa teda pidada oma kohustusi rikkunuks. Ja see äravoolutoru oli paigaldatud juba maja ehitamise ajast ja seina sisse selliselt, et seda saigi kontrollida üksnes toru sisemise kaameraga. Ja
ja korteri omanikul ei ole kohustust kasutada erivahendit või tehnikat äravoolu toru seisundi kontrollimiseks. Ja lisaks ei ole ta ka kohustatud avama seina, et vaadata, mis seisukorras see toru on, et ta oma kohustust ei rikkunud. Ja nüüd Riigikohus tõi välja ka selle siis, et kui ta selgitas, et kui kahju lähtus kaasomandi esemest, no siin need varasemad 2 lahendist, millest ma just rääkisin, eks, et siis saab nõuda ka kahju korteriühistult, et kui ka korteriühistu või mitte keegi, ei ükski korteri omanik ega korteriühistu ei ole oma kohustust rikkunud, siis seevastu olukorras, kus kahjustatud korteri omanik on kahju teise korteri omandi eriomandi piirest, aga teisele korteri omanikule, kus see kahju lähtus, ei saa mitte midagi ette heita, siis sellist nõuet esitada ei saa. Sest selle eest see korteri omanik, kelle eriosas see kahju lähtuses, mis sest, et kaasomandistaks, et temale seda ette heita ei saa ja temalt seda nõuda ei saa. Ja Riigikohus ütles, et küll ei ole välistatud, et nõude esitamine sellisel puhul kolmandate isikute vastu, no siis näiteks delikti õiguse alusel, ja Riigikohus tõi näiteks tootja vastutuse, no siin võib olla ka tegemist näiteks müügilepingu rikkumisest tuleneva vastutusega ja kõik nii edasi. Ja nüüd Riigikohus ka võttis kätte ja siis selle lahendi tegemise raames ka andis järjekordseid selgitusi. Ja leidis, ütles, et on võimalik, et kui näiteks, et korteri omanik on sõlminud töövõtulepingu, et siis see oma korteri mingi parandamiseks näiteks, et siis see on töövõtuleping on ka teisi korteri omanikke kaitsev leping. Ja kui nüüd seda töövõtulepingu töövõtja rikub, tekib teistel korteri omanikel võib olla selle töövõtja ehk remondimehe või kelle iganes, eks ole, selle vastu, tema vastu kahju hüvitamise nõue. Ja see võib olla ka jällegi kõne alla tulla olukorras, et kus tellija korteri omanik, korteri omaniku omavahelises õigussuhtes ei vastuta. Ja ehitustööte puhul, mille kuitekohase täitmise mõju võib kanduda ka teiste korteri omandi eriosade piiridesse, saab eeldada, et see, kes tellib need tööd, et tema tahe on ka kindlasti teisi korteri omanikke kaitsta. Ja siit see tuleneb jällegi sellest heausu põhimõttest, mida väljendab korteri omandi ja korteriühistu seaduse paragrahvi 12 lõige 2. Ja siin on veel Riigikohus ütles seda, et kui nüüd see remondimees või ehitaja teeb töid korterelamus, et siis peab see olema arusaadav ka sellele töövõtjale, et ta vastutab mitte ainult nüüd selle korteri omaniku eest, kus ta parasjagu tööd teeb, vaid ka tema vastutus on laiem. Ja laieneb ka teiste korteri omanikele, tähendab, ta vastutab ka nende ees. See on siuke huvitav ja tore seisukoht. Ja veel tõi Riigikohus välja selle, et kui nüüd, et kahju lähtus küll jällegi nagu teisest korterist, aga sellel
kus kahju lähtus, et selle korteri omanikul on nüüd nagu mõne teise korteri omanikuga mingi lepinguline suhe. Ja see, kes nüüd tema lepingupartneri mingi süü tõttu tekib kahju nüüd nagu kolmanda korteri omanikule. Et siis võib ka jälle tekkida see õigussuhe selliselt, et ringiga saab küsida või ikkagi kahju hüvitamist nõuda ka sellelt korteri omanikult, kellega kahjustatud korteri omanikul oli lepinguline suhe. Ja siin on küsimus, kas lepingu või nõude loovutamised või siis võib ka ise nõuda, et juba eelduslikult, et võib sellist kahju hüvitamise nõuet esitada. Ma nüüd ausalt öeldes, et võt selle koha pealt ma jään küll nagu vastuse võlgu, et missugune see lepinguline suhe olla võib, et mille rikkumise tõttu selle kahju kannatanud see nõude õigus tekib. Et ma praegu selle koha pealt, ma olen selle päris mitu päeva mõelnud, aga ma pole siukest lepingut veel välja mõelnud, aga kindlasti on see olemas kuskil. Kellelgi on kindlasti käsi püsti, aga nii, sellest ma juba rääkisin. Nii, aga siis selle lahendi järeldused, eks. Et ainult ühte korterit teenindavad äraveoluturud on eriomandi osa. Ja samuti on eriomandi osa korterisisesed vaheseinad. Ja korteri omanikult ei saa võimalike kahjuste avastamisel nõuda suuremat hoolsuskohustust, kui eelduslikult temalt seda mõistlikult oodata võiks. Ja kui kahju lähtus kaasomandi osast ning ükski korteri omanik või korteriühistu ei ole oma kohustusi rikkunud, siis kahjustatud korteri omanik saab nõuda kahju hüvitamist korteri omandi taastamise näol, üksnes taastamise näol korteriühistult. Ja kui lähtub kahju teise korteri eriomandi osast, kuid korteri omanik ei ole oma kohustusi rikkunud, siis temalt seda kahju hüvitamist nõuda ei saa. Aga samas ei ole välistatud nõuded kolmandate isikute vastu, näiteks tootja vastutuse, müügilepingu rikkumise, töövõtulepingu rikkumise alusel. Ja samuti ei ole välistatud ka korteri omanik või kahju hüvitamise nõue kahju põhjustatud korteri omaniku lepingulises suhtes olnud kolmanda korteri omaniku vastu, kui kahju tekkis temapoolse lepingu rikkumise tõttu. Et sellistele seisukohtadele Riigikohus nüüd asus. Nii, mul on nüüd mõned slaidid siin veel, aga nüüd on võib-olla, ma ei tea, kas teile nagu huvi pakub, aga see on nüüd selles, et on see ümberehituse ebaseaduslikus ehitustöödest ka paar lahendit. Ja nii, mõelete vastu tulema küsima sinna, kus oleks seda slaidid. Proovime teha niimoodi. Nii, et siin oli nüüd juhtum oli järgmine, et korteri omanik sai korteriühistut nõusoleku ehitada 2 korterit kokku, Nõmme piirkond, ja soovis vahetada korteris radiaatorit. Ja selleks sai ka korteriühistut nõusoleku. Ja kui korteriühistu hakkas püstikuid survestama, siis selgus, et see korteri omanik oli likvideerinud radiaatoritel möödaviigud ja mis see rikkus jällegi küttesüsteemi tasakaalu. Ja lisaks, et kui ta soovis need 2 korterit kokku ehitada, et siis ta saakis läbi kandev seina ja tegi ukse sinna. Ja tal oli, tema väite kohaselt oli tal selleks ehitusluba ja korteri omanik väitis, et linnaosa valitsuse ehistusspetsialisti väitel, et ümberpaigutamiseks üldsegi nagu teistsugust ehitusluba ei väljastata. Ja korter sai pärast seda, kui ta oli kokku ehitatud, et sai kasutusloa ja nüüd teised korteri omanikud esitasid tema vastu nõude ja
just seetõttu, et ta tegi ebaseaduslikke ümberehitisi ja soovisid seda, et ta taastaks kõik endisel kujul. No eelkõige puudutas küttesüsteem, see ukse vahel või uue ukse ava tegemine, see tuli alles hiljem välja. Ja nüüd Riigikohus asus seisukohale, et kaasomandis olevat asja võib oluliselt muuta ainult kõikide korteri omanike kokkuleppel. Ja teised korteri omanikud saavad nõuda juba oluliselt muudetud kaasomandi osa endise olukorra taastamist. Ja siin ei olnud ka Riigikohtu arvates ei olnud vahet, et kas seda asja muutis endine omanik või praegune omanik või ka tema õiguseellane. Tähendab siis, kellelt ta korteri ostis. Ja siis Riigikohus asus veel seisukohale, et isegi ehitusluba ei asenda kaasomanike nõusolekut. Et tähendab, et inimene võib saada nagu ehitusseadustiku kohase ehitusloa mingi muutmiseks. Kui kaasomanikud selleks nõusolekut ei anna, siis selle ehitusloaga pole põhimõtteliselt mitte midagi peale hakata. Aga Riigikohus jällegi leidis seda, et kaasomanikud võivad olla ka kohustatud seda nõusolekut andma. Et kui selline ümberehitis ei riiva tegelikult nende õigusi ja huve. Et kuna aga kõik kaasomanikud peavad jälle omavahelises suhetes käituma hea usu põhimõttest tulenevalt. Ja ta võib, kui ta seda kaasomanikelt ümberehitisi soovida kaasomanikke, et kui ta seda nõusolekut ei saa, et siis ta võib pöörduda teiste kaasomanike vastu kohtusse selle nõusoleku saamiseks. Aga minu arvates siin on nüüd küsimus ka selles, et kui siin on tegemist ikkagi lepinguliste suhetega, nagu ongi, et kahju hüvitamist saab nõuda lepingu alusel, eks selle üks korteriomanik teiselt korteriühistut jällegi lepingu alusel. Et siin on nüüd küsimus selles, et nõude aegumises, et ilmselt, et kui nüüd sellest ümberehitamisest on teadlik mõni teine kaasomanik või ka korteriühistu, et siis peaks siia rakenduma tavapärane lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg. Et ühe sõnaga, et kui on siin mingisugune 3 aastat on möödunud, korteriühistu on teadlik nendest ümberehitamistest, et siis lõputult seda nõuet nagu esitada ei saa. Et saab juba esitada see korteri ümberehitanud isik saab esitada juba selle aegumise vastuväite. Nii, nüüd siis millest nüüd mõningad lõppjäreldused ka kõikidest nendest lahenditest kokku. Et korteriühistu liige võib teistelt korteriühistu liikmetelt nõuda kahju hüvitamist, kahju hüvitamise üldsätete alusel, kui kahjust sai tema vara ja kõik korteriühistu liikmed vastutada ühiselt üldise käibekohustuse täitvat jätmise tekitatud kahju eest. Vot selline järeldus tegelikult sellest lahendist ma ei rääkinud, sellepärast, et ma ei olnud enam kindel, et kas need, no see järeldus kehtib kindlasti, mis siin praegu toodud on, aga sellest lahendist, seal situatsioon oli selline, et kortermaja katuselt eemaldati lund, aga ainult osaliselt ja tõkestati ära nagu hoovi sissesõit ja parkimine, et oli näha, et tehakse töid, eks ole, et ärge sõitke sisse. Üks korteri omanikest kasutades rendiautot, parkis ikkagi oma auto maja juurde sinna keelatud alasse ja katuselt pääseski lumi liikuma ja kahjustas seda sõidukit. Ja nüüd, et ei saanud nagu, nüüd ongi selles, et kannatanuks oli küll rendifirma,
et justkui see vastutus, korteriühistu vastutus võiks tuleneda majaomaniku riskivastutusest. Aga kuna see parkija oli ise korteriühistu liige, et siis Riigikohus leidis, et need riskivastutuse sätted ei kohaldu ja leidis, et selle katuse puhastamise eest vastutavad kõik korteriühistu liikmed, et korteriühistule endale sellist kohustust pandud ei ole, aga küll aga vastutavad korteri omanikud selle kahju tekitamise eest. Nii. Ja järgmine siis, kui korteri omanik tekitas süüliselt kahju teisele korteri omanikule või kahju tekkis korteriühistu süü tõttu, siis on kahjustatu saanud korteri omanikul õigus nõuda kogu kahju hüvitamist, sealhulgas ka tema vallasasjadele tekkinud kahju hüvitamist. Ja kui korteri omanik kannatas kahju ja kahju lähtus kaasomandi osast, kuid korteriühistule kohustuse täitmata jätmise või mittenõuete kohase täitmise tõttu midagi ette heita ei saa, siis korteri omanik võib nõuda ühistult kahju hüvitamist, aga üksnes ulatuses, mis on vajalik selle korteri omandi taastamiseks. Kui kahju lähtus teisest korterist, kuid selle korteri omanikus, kust kahju lähtus, ei vastuta süüliselt tekitatud kahju eest, siis temal vastu see kahjustada saanud korteri omanik nõuet esitada ei saa. Ja kui nüüd kahjustada saab hoopis kolmas isik, siis temal on õigus jällegi nõuda läbi korteriühistu kahju hüvitamist juba riskivastutuse sätete alusel, mitte lepingulise suhete alusel, kuna ta on kolmas isik. Nii, ja kui siis korteri kahjustada saanud korteri omanik esitas ühistule nõude, mille täitmisest ühistu keelduda ei saa, ja kuid ühistu leiab, et kahju põhjustamise eest vastutavad lisaks tema või ühistule ka mõned teised korteri omanikud, siis juba süüliselt, siis ühistu võib pärast seda või kahju hüvitamist esitada nende vastu omakorda nõude solidaarkohustuse täitmiseks, mis tuleneb siis võlaõigusseaduse paragrahvi 137 lõige 2. Nii, aga minu see slaidid said läbi, et veel on 2 minutit aega, et prooviks siis midagi vastata. Ja ma võin siit kohe võtta, et 100+ aastat vanas neljakorruselises kivimajas on üks trepikoda, milles asub igal korrusel ainult üks korter. Igasse korterisse tuleb esimesel korrusel peakilbist ainult seda korterit teenindav kaabel. Kas tõesti esimeselt korruselt 4. korrusele tulev kiviseina peidetud elektrijuhe kaabel kuulub korteri eriosa juurde? Nii on Riigikohus öelnud. Võtame, siit viimasena tuli. Kui elektrijuhtmestik, mis paikneb korteri kaasomandi seinas, kui teenindab üksnes seda korterit ja selle seina seest, näiteks seina sees olevast varjatud harudoosist saab alguse tulekahju, sealhulgas ei saa mõistlikult eeldada, et korteriomanik asuks kaasomandi seina ise avama, siis kas ja mida saab korteriomanikul ette heita? No võib-olla siia just selle case'i puhul võib-olla rakendubki see, mis viimane Riigikohtu lahend, mida ma tutvustasin, et ega sa pead ju jälgima, ikkagi jälgimiskohustus on sul see, mida sa saad, mõistlikult saab sellelt korteri omanikult eeldada. No kui seal need juhtmed paiknevad seina sees, see on algusest peale nad seina sees olnud. No keegi ei saa sundida sind seda seina avama. Ja nende juhtmete seisukorda vaatama, see on sama nagu nende äravoolu, just oligi see äravoolu toru või selle toruga minu arvates. Siis ühe jõuame siit veel. Kui eelmine korteri omanik on torustikku muutnud ja kinni ehitanud, ei ole sellest teada antud ilma kooskõlastuse projektita, siis kas saab lekkes tekkinud kahju hüvitamist nõuda korteriühistult, kes peab tõestama korteriomaniku rikkumist või mitte rikkumist? Advokaadi argument, et kaasomandisse kuulumist peab tõestama nõude esitaja, kas on nii? No siin on selles, et sa pead tõendama ju ära, et kus koha pealt kahju lähtus.
et kui ta on nüüd, kas ta on eriosast või on kaasomandi osast. Seda selles viimases lahendis jällegi Riigikohus ütles ju. Et aga kui ta lähtub niimoodi, et on selge, et ta lähtus korteri eriomandi osast, siis ta võib olla ka, tähendab, kahju võis iseenesest ju lähtuda nii kaasomandi kui eriomandi osast. Aga eelduslikult vastutab see korteri omanik, kelle eriosast ta lähtus. Nüüd tema asi on tõendada seda, et tegelikult see kahju lähtus hoopis kaasomandi torust või torust, mis on kaasomandis. Ma ei tea, kas ma vastasin nüüd. Jaa,